Venemaa poolt algatatud sõda Ukraina suunal on kestnud juba üle 4 aasta. Selle mõju tunneb kogu maailm. Sellel kevadel on see jõudnud ka meie hoovile läbi trajektoorilt eksinud droonide, mida on erinevatel perioodidel Ida-Virumaalt ja Lõuna-Eestist leitud. Õnneks suuremaid kahjustusi tekitatud ei ole. See kõik on pannud aga ette vajaduse võimalike kahjude korvamise osas. Kas see oht on nüüd suurenenud, et tuli luua spetsiaalne sõjariskide kaitse varale? Ma arvan, et see oht ei ole täna suurem, kui ta oli 1 või 2 või 2 aastat tagasi. Võib-olla tõesti, et Ukraina võimekus, eks ole, viimasel ajal järjest kaugemal neid droonirünnakuid korraldada on tinginud selle, et ka siin kevadel, märtsis, aprillis, eks ole, sagedamini droonid sattusid Eesti õhuruumi. Et selles osas see tõenäosus võib-olla mõnevõrra on kasvanud. Kindlustusseltside vaates on teenusturule tekkinud klientide soove arvestades. On tõsi, et aasta alguses see absoluutselt aktuaalne ei olnud. Nüüd küsitakse selle võimaluse üle järjest enam. Meil ikkagi lähtume faktidest ja sellest, et sõjarisk on olnud välistusaegade algusest peale kindlustussektoris ja see on üldreegel. Küll nüüd kevadised sündmused on tekitanud turul nõudlust selle järgi, et võib-olla meie kliendid on saanud teadlikumaks, et näiteks kui droon kukub, see on välistus. Ja kuna on tekkinud klientidel huvi ja soov, siis kindlustusturg vastab ja areneb. Sõjakahjustusest ehk sõjaohust hakati rääkima meil vara kevadel, kui meile eksisid ära Ukrainast välja saadetud droonid ja siin päris mitmes kohas maha kukkusid. Kumb siis on ikkagi sõjaoht ja sõjapurustus? Kas see, kui Ukraina droon juhuslik tabab kuskil mingit elamut, kas see on sõjaoht? See kindluskate, mida meie pakume, et see katab mõlemal juhul need kahjud. Ehk et kui Venemaa teadlikult siia midagi lennutab ja see põhjustab kahju, et siis see on kaitse all ja kui ka juhuslikult siia eksinud või suunatud droon kahju põhjustab, et selles osas meil diskuteerima eraldi ei pea sellel teemal. Seesam kindlustus pakub sellist varakaitset ka ettevõtetele. Selline kindlustustoode on aktuaalne ka meie lõunanaabrite, lätlaste ja leedulaste juures. Teine oluline faktor on siin inimene. Tänane jälle üldreegel on, et sõda on välistus. Ja täna minu andmetel ei ole turul sellist ravikindlustust ja tervise- ja õnnetusjuhtumi kindlustust, mis kaitseks sõja korral. Aga vaatame, ootame, näeme, kes teab, mis tulevik toob. Nii et näete seda, et kindlustusturg on lihtsalt reageerinud praegu maailmas valitsevale olukorrale ja selles ei ole absoluutselt mitte midagi taunitav, mitte midagi imelik. Mina näen küll, et täna turg vastab konkreetselt klientide nõudmistele ja ehk siis nõudlusele, ootusele ja kohandab oma tooteid või arendab uusi selleks, et vastata klientide soovidele. Sõjariski kindlustuse kohaselt on rahvusvaheline kindlustustava selline, et näiteks kui peaks sõjategevus olema 2 NATO allianssi kuuluva suure riigi vahel, siis see kindlustustoode kahju ei korva.